Eesti Väitlusselts ja Eesti Väitlusliikumine on mõisted, mida te olete mõlemad täna kuulnud. Neist viimane on oluliselt suurem kui esimene. Ja tänu väitlusklubidele ongi meil võimalus korraldada selliseid sündmusi nagu täna, kus te kõrget väitluskvaliteeti näete. Selle turniiri jooksul, mis toimus Tallinna Inglise kolledžis nädalavahetusel, selgitati kõige esimest korda välja, kes on Eesti parim väitlusklubi. 4 parima võistkonna tulemuse põhjal selgitati välja, kes võidab Eesti väitlusklubide karika ja ma palun nüüd kultuuriminister Indrek Saar annab selle karika üle ja teeb teatavaks, kes on selle võitnud. Ma saan aru, et see on tegelikult ajalooline hetk, sellist karikat ei ole varem üle antud, et mul siis, kuna tegemist on võistlusmomendiga, siis mul on hea meel, et kuna ma olen ka spordiminister, siis võistluste puhul on alati paslik mind kutsuda karikaid üle alla. Aga see karikas läheb siis Tallinna Tehnikaülikooli võistkonnale. Ja siinjuures on oluline, et seda karikat üle andes ma kindlasti rõõmustan teiega koos ka selle üle, et karika vastu võtnud Selene on ühtlasi ka ühe suure sündmuse peakorraldajaks aastal 2017, ehk siis Eesti võitis endale siis ülikoolide väitlusturniiride Euroopa meistrivõistluste korraldamise õiguse aastal 2017. Palju õnne!